Kolm põrsakest. Elasid kord kolm põrsakest. Nihv-Nihv, Nahv-Nahv ja Nuhv-Nuhv, kes olid vennad. Ühel päeval otsustasid nad, et on aeg oma kodud ehitada ja iseseisvaks saada. Nii nad asusidki teele, et leida sobivad materjalid ja ehitada endale majakesed. Esimene põrsake, Nihv-Nihv, oli väga laisk ja tahtis oma maja kiiresti valmis saada, et saaks mängima minna. Ta leidis hunniku õlgi ja otsustas ehitada oma maja nendest. Õled on kerged ja lihtsad kasutada, mõtles ta. Varsti oli tema majake valmis ja põrsake oli väga rahul. Teine põrsake, Nahv-Nahv, oli veidi hoolsam, kuid ka tema ei tahtnud liiga palju vaeva näha. Ta otsustas ehitada oma maja puidust. Ta leidis hunniku oksi ja laudu ning ehitas nendest oma majakese. See võttis veidi rohkem aega kui õlgedest maja, aga varsti oli ka tema maja valmis ja põrsake oli õnnelik. Kolmas põrsake, Nuhv-Nuhv, oli aga väga töökas ja hoolikas. Ta teadis, et hunt võib tulla ja tahtis olla kindel, et tema maja on tugev ja turvaline. Nii otsustas ta ehitada oma maja kivist. See võttis palju aega ja vaeva, kuid lõpuks oli tal tugev ja kindel majake, mis teda igasuguste ohtude eest kaitseks. Mõne aja pärast tuli suur kuri hunt, kes nägi kolme põrsakest ja otsustas nad nahka pista. Kõigepealt läks ta esimese põrsakese õlgedest majakese juurde. Hunt koputas uksele ja ütles: Põrsake, põrsake, lase mind sisse. Ei, ma ei lase sind sisse, mitte mingil tingimusel, vastas Nihv-Nihv. Siis ma puhun ja puhun su maja ümber, möirgas hunt. Ja nii ta tegigi. Ta puhus ja puhus, kuni õlgedest maja lendas laiali. Nihv-Nihv jooksis kiiresti oma venna Nahv-Nahvi juurde, kes elas puidust majakeses. Hunt läks järgmise majakese juurde ja koputas uksele. Põrsakesed, laske mind sisse. Ei, me ei lase sind sisse, mitte mingil tingimusel, vastasid põrsakesed. Siis ma puhun ja puhun su maja ümber, möirgas hunt uuesti. Ta puhus ja varsti lagunes ka puidust majake. Kaks põrsakest jooksid nüüd oma kõige vanema venna Nuhv-Nuhvi juurde, kes elas kivist majas. Hunt läks kivimaja juurde ja koputas tugevalt uksele. Põrsakesed, laske mind sisse. Ei, me ei lase sind sisse, mitte mingil tingimusel, vastasid põrsakesed julgelt. Siis ma puhun ja puhun su maja ümber, möirgas hunt ja hakkas puhuma. Ta puhus nii kõvasti, kui suutis, aga kivimaja jäi kindlalt püsima. Hunt muutus vihaseks ja otsustas kavalusega majja pääseda. Ta ronis katusele ja üritas korstnast sisse pugeda. Aga Nuhv-Nuhv oli selle peale mõelnud. Ta süütas kaminast tule ja asetas suure poti vett keema. Kui hunt korstnast alla ronis, kukkus ta otse keeva veega potti. Hunt hüppas potist välja ja põgenes kiiresti metsasügavusse, lubades mitte kunagi tagasi tulla. Kolm põrsakest olid õnnelikud ja elasid koos kivimajas, mis oli kindel ja turvaline. Nad mõistsid, et töökus ja hoolsus tasuvad alati ära. Hunt ei julgenud neid enam kunagi tülitada ja nad elasid õnnelikult elu lõpuni.